Miks me hakkame ühel hetkel sellist sügavamat teadmist või nagu sügavamat tõde otsima? Tead, ma olen kohanud väga palju selliseid väga andekaid inimesi, kes on ka väga edukad olnud, just nimelt olnud, aga nad on lõpetanud ära seal, nad on ära tulnud. Ja ma olen küsinud, aga miks sa siis tegid seda? Siis nad ütlesid, tavaliselt räägivad seda, et tead, ma nägin mõttetust. Ma nägin, et see, mida ma teen, ma olen selles väga hea, kõik on lihtne, kõik selles osas on mulle saavutatav, aga ma ei ole õnnelik. Ja ma ei saa aru, miks ma teen seda, miks ma raiskan enda elu selle peale. Et nad nägid, et see rutiin, mida nad teevad, kannab väga head tulemust ja vilja, aga nad ei ole õnnelikud. Ja see on see põhjus, miks nad on siis lõpetanud ja läinud otsima siis nii-öelda vaimseid väärtuseid. Ja on hakanud praktiseerima mingisuguseid joogasüsteeme ja meditatsioone ja ma ei tea, mida veel, eks ole. Ja siis kuskil seal hängima ja seal mingite vaimsete inimestega koos ja natuke nagu lõdvemalt võtnud kõike seda nagu vaadates elu teist poolt ka. Ja nendega rääkides siis ma olen küsinud, okei, et kas sa siis oled siis nüüd õnnelikum? Et igal juhul rohkem. Kas sa ennast oled leidnud või? Ei, veel ei ole, aga otsingud jätkuvad. Ja siis mõnele neist ma olen õpetanud, kuidas iseennast leida. Ja siis mõne aja pärast kohtudes üle küsinud, kuidas sul sellega siis on, et ta ütles, et tead, mul on kõik hästi. Mul ei ole probleeme, mul mitte ühtegi jama vahepeal on, ühtegi probleemi, et aitäh selle juhatuse eest, mis sa andsid. Ja mul on siiralt hea meel nende üle. Sest igasugune, mina võin öelda, et mõttetu eneseotsing on lihtsalt saanud läbi. Ja mõttetu sellepärast, et nagu ma alguses mainisin, eks ole, et sa võid ju ennast teostada, aga eneseteostus ei anna sulle seda lõplikku rahu, tasakaalu ja kindlust. Aga nende jaoks on see siis nagu saanud võimalikuks. Ja muidugi saanud teistsuguse vaate elule ja arusaamist elust. Aga miks me otsime sellist nagu tähendust oma tõelisele olemusele? Tegelikult see võib-olla ei olegi nagu tõelise olemuse tähendus. Ma arvan, et kui inimesed jõuavad teatud mõttes nagu kuskil tupikusse eluga, siis nad tõesti küsivad, et mis see elu mõte on. Mis mõte on sellel kõigel, mida ma siin teen? Eks see mõte nagu paneb suure küsimärgi kõikide asjade peale. Ja keegi ei teagi, mis on elu mõte. Ses mõttes, võiks öelda, mina tean, eks ole. Aga mitte sellepärast, et mõtlesin välja selle, vaid ma olen iseendana ehk ennast leidnud juba mitukümmend aastat tagasi. Ja ma tean, kuidas paistab välja elu nii-öelda iseenda vaate või perspektiivi kaudu. Ja elul on tegelikult, mõtet ei olegi, sest mõte on mingi idee, mis kannab. Ma ütleks, tahad teada, mis on, miks me siin oleme, mis on elu mõte? Muidugi. Elu mõte on saada targaks. Saada targaks. Ja ma ei räägi sellest tarkusest, mida koolides jagatakse, vaid nagu elust enesest õppides saada targaks. Eks saada teada, kuidas need asjad tegelikult siin käivad läbi isikliku kogemuse, mitte läbi õpitud kogemuse, mingi idee või mingi nägemuse, vaid olles ise nii-öelda empiirilised asja sees. Ja see on täiesti kooskõlas ka siis nii-öelda joogateadusega, nagu sa mainisid, ma olen ka Kriya jooga õpetaja. Siis Kriya jooga on üks, ongi teilt iidseim joogaliin ja mina kuulun siis Siddhanta koolkonda ja sidad ütlevad, et elu ainukene eesmärk ongi teada saada, et päriselt. Et mis see teada saada tähendab. See tähendab seda, et sa oled teadlik sellest, kuidas mingid asjad käivad.
ja mitte, see ala on hästi lai, sest noh, kui me vaatame ringi näiteks, mida inimesed teavad üldse, eks ole, siis enamus neid teadmised tulevad kõik mälust, tulevad nagu mõistuse kaudu, eks ole, ma tean seda, ma tean toda, ma oskan toda teha, aga nagu sisuliselt ilma mõistuse kaasabita tegelikult me oleme täiesti tundmatus maailmas. Sest mõistus pakub kogu aeg kirjeldusi välja. Ja see tundmatu maailm ongi tegelikult see, mida on vaja avastada siin samas. Ja mitte ainult välist maailma, vaid ka sisemist maailma. Kuidas see töötab ja kuidas sa seda kasutada saad ja mida sa saad siin mõjutada ja muuta ja kuidas sa saad nüüd teadmise väljaspoole rakendada ja nii edasi, et see on selline nagu teistsugune õppimise viis. Ma ütleksin empiiriline. Sest see, mida sa sellisel viisil teada saad, muutub sinu tarkuse osaks. Ja see tarkuse välja laiendamine käibki selle kogemuse kaudu. Ja elu mõte ei ole siin kuidas ma ütlen, nagu olla hea inimene, olla eetiline inimene, olla armastusväärne inimene. See on hoopis midagi muud. Ütleme, ma ütleks niimoodi, et seda ei saa nagu õppimiseks pidada, sest kui sa oled avastanud iseenda olemasolu, siis sa tegelikult avastad, et sul on see headus juba olemas. Et sul ei ole vaja nagu õppida seda headust veel kuskilt mingi emotsiooni kaudu produtseerida. Et sul on see olemas juba ja olemasolu on olemas. Kuid mis sa võid avastada, sa avastad, et sa ei tea mitte midagi. Sõna otseses mõttes. Ehk kui sa jätad mõistuse kõrvale, mis on siis õpetatud osa, siis sa ei tea mitte midagi. Ja siit hakkab see empiiriline kogemus alles peale, siit hakkab see õppimine peale. Ja siis sa hakkad nagu omandama ja siis sa muutud elutargaks, vist on see õige sõna. Ja, et vene keeles on see mudrost. Ja ma ei tea, eesti keeles vist ei olegi seda vastet olemas. No võib-olla see ongi elutarkus. Ja vot see on see, mille pärast me siin tegelikult inimestena oleme.